Olen kasutanud vaikuseminuteid näiteks enne mängule minekuid ja näiteks mängu ajal selleks, et ma keskenduks, sellepärast et on olnud hetki, kus on nagu pinge peal olnud ja see vaikuseminut aitab nagu rahustada ja siis keskenduda rohkem ja see siis viib paremale tulemusele. Vaikuseminutite uus käsiraamat saab olema hästi praktiline. Selles on 8 keskendumisharjutust ja igaühe juures veel praktilisi nippe ja nõuandeid, kuidas neid teha erinevatel viisidel ja eri vanuses lastega. Muidugi on seal rikkalikult nõuandeid, kuidas neid harjutusi juhendada, põnevat tausta ja Eesti laste, õpetajate ja lapsevanemate kogemusi. Harjutused sobivad hästi ka teismelistele ja me tahame lisavõimalusena luua äpi, et need oleks kohe nutivahenditest käepärast, kui tuju on vilets või mõtted on hajevil. Elu näitab, et lapsed tunnevad selle vajaduse ära ja kasutavad neid ka iseseisvalt. Ole hea ja toeta meid. Nii saame me koos toetada väga paljusid Eesti lapsi ja noori. Ma tegelen vibulaskmisega ja siis, kui ma lasen, enne noole laskmist ma seisatan, hingan ja panen silmad kinni ja see aitab väga sellega, et ma saaksin keskenduda, et ma laseks paremini ja annab nagu uue alguse ning motivatsiooni. See minutiline rahu, see aitab enne töösid, enne tõsist õppimist, enne kõike iseenesest.